Te kuulate romaani Mõrv Ida-Ekspressis lühikokkuvõtted. Romaani täisversiooni saate lugeda kokkuvõtete all olevalt lingilt. Laadige alla rakendus MyBook, et lugeda ja kuulata tuhandeid raamatuid. Tuntud eradetektiiv, belglane Hercule Poirot naases pärast järjekordset juurdlust Süüriast. Istanbulis sai ta telegrammi palvega sõita kiiresti Inglismaal. Detektiiv tahtis sõita Ida-Ekspressiga, ent kõik piletid Istanbul-Calais vagunisse olid välja müüdud. Õnneks jäi üks reisija tulemata. Tema koht anti Poirot'le. Restorani vagunis uuris belglane oma reisikaaslasi. Kokku oli vagunis 13 erinevast rahvusest ja klassist inimest, mis detektiivi väga üllatas. Tema tähelepanu pälvis ebameeldiva välimusega rikas ameeriklane Ratchet, kes reisis koos sekretär McQueeni ja treener Mastermaniga. Veel sõitsid Calaisse Ungari krahv Andreni abikaasaga, eakas vene fürstinna Dragomirova oma sakslannast teenija Hildegrada Schmithiga, jutukas keskialine ameeriklane Mrs. Hubbard, rootslanna Greta Olson, Mr. Hardman USAst ja itaalane Foscarelli. Veel märkas Poirot kaasreisijate seas 2 inglast, Miss Debenhami ja kolonel Arbutnotit. Öösel ärkas Poirot kuskil lähedalt kostnud karjatuse peale. Seejärel oli kuulda vagunisaatja kellahelina. Koridori piiludes nägi detektiiv vagunisaatjat koputamas Mr. Ratcheti uksel. Ukse tagant vastati prantsuse keeles, et mees nägi halba hund. Kell näitas 1:20. Poirot ei suutnud pärast vahejuhtumit uinda. Rong seisis. Äkki kutsuti vagunisaatja ühte kupeesse ja oli kuulda Mrs. Hubbardi ärevat häält. Ameeriklanna väitis, et oli oma kupees näinud meest, ent vagunisaatjal õnnestus ta maha rahustada. Hommikul kuulsid reisijad, et rong on jäänud lumevangi. Poirot kutsuti rongi direktor Monsieur Bouchy juurde. Selgus, et Mr. Ratchet oli leitud tapetuna oma kupeest, mis oli seestpoolt lukustatud. Direktor palus detektiivil asja uurida. Rongis oli ka kreeklasest arst Stavros Konstantinia. Ta leidis surnukehalt 12 erineva sügavusega noahaava. Löödud oli nii parema kui vasaku käega. Tapetu katkine käekell oli seisma jäänud kell 1:15. Kui mõrv toimus sel ajal, ei saanud keegi enam vagunist väljuda, sest rong juba seisis. Järelikult pidi mõrvar olema rongis. Poirot alustas juurdlust. Kõigepealt rääkis detektiiv Ratcheti sekretäri Mr. McQueeniga. Sekretär tunnistas, et tema tööandja sai anonüümkirju, millest teda ähvardati tapp. Ta näitas 2 säilinud kirja, mis polnud kindlasti sama inimese kirjutatud. Poirot vaatas kupee üle. Ta leidis tuhadoosist põlenud paberitüki tekstiga väikest Daisy Armstrongi. Detektiiv taipas, et Ratchet oli tapnud väikese Ameerika tüdruku, kelle röövist ja tapmisest oli räägitud kogu maailmas. 5 aasta eest oli USAs röövitud 3-aastane tüdruk. Tema vanemad olid Briti kolonel John Armstrongi ja kuulsa näitleja Linda Ardeni tütar Sonia Armstrong. Röövijad nõudsid tohutut lunaraha, ent pärast selle tasumist selgus, et tüdruk on tapet. Saanud sellest teada, sünnitas Daisy lapseootel ema surnud lapse ja suri ka ise. Tema mees lasi ennast ahastusest maha. Toatüdruk, keda süüdistati ebaõiglaselt lapseröövis, viskus aknast välja. Hiljem leiti ka tõeline mõrvar, mafioso Casaetti. Tänu oma sidemetele ja rahale saavutas ta õigeks mõistva kohtuotsuse. Seejärel lahkus USAst, vahetas nime ja muutus Edward Ratchetiks. Poirot nõudis enda kätte kõigi tunnistajate passid ja alustas ülekuulamist. Laitmatu reputatsiooniga prantslasest vagunisaatja Pierre Michel rääkis Mr. Ratcheti ja Mrs. Hubbardi öistest väljakutsetest. Sekretär McQueen ei teadnud, kes tema tööandja tegelikult oli. Noormees oli hästi kursis Daisy kohtuasjaga, sest tema isa oli olnud selles asjas prokurör. Tapmisõhtul oli Hector kutsunud oma kupeesse kolonel Arbutoni ja temaga kella 2 juttu ajanud. McQueen mainis, et Ratchet ei osanud võõrkeeli. Ka treener Masterman ei kahtlustanud, et tema peremees on kurjategija ja mõrvar. Ta oli õhtul viinud Ratchetile unerohtu ja läinud oma kupeesse. Ta ei saanud kella 4 hambavalu tõttu magada, ent ei kuulnud midagi. Mrs. Hubbard oli öösel tundnud, et tema kupees on keegi. Ta oli kutsunud vagunisaatja, ent see ei leidnud kedagi. Hommikul oli naine leidnud kupee akna alt vagunisaatja vormirõivaste nööbi.
Ta oli kindel, et Pierre Michel polnud akna juures käinud, sest see polnud tema nööp. Ka ütles Mrs. Hubbard, et Greta Olson oli käinud õhtul aspiriini küsimas. Ta oli võtnud aspiriini ja kontrollinud Mrs. Hubbardi palvel, kas kupeede vaheuks on lukus. Greta Olsoni sõnul oli see lukus. Greta Olson oli tõesti käinud Mrs. Hubbardi juures ja kontrollinud vaheust. Ta kinnitas, et uks oli lukus. Olson polnud Daisy Armstrongi mõrvast midagi kuulnud. Fürstinna Dragomirova oli kogu öö oma kupees ega kuulnud midagi. Selgus, et ta oli Linda Ardeni sõbranna ja Daisy Armstrongi ristijem. Fürstinna teatis rääkida, et näitlejal oli veel üks tütar. Krahv ja krahvinna Andreniid magasid terve öö. Nad ei tundnud Armstronge ega teadnud tüdruku tapmisest. Kolonel Arbuton ei tundnud Armstrong. Öösel oli ta vestelnud paar tundi Mr. McQueeniga ja heitnud seejärel magama. Mr. Hardman osutus eradetektiiviks. Hardmani oli palganud Mr. Ratchet, kes kartis oma elu pärast. Hardmani sõnul olevat tapetu kartnud väikest kasvu tumeda juukselist peenikese häälega meest. Ratcheti minevikust detektiiv ei teadnud. Itaallane Antonio Foscarelli reisis koos Mastermaniga. Ta kinnitas, et kumbki neist polnud öösel kupeest väljunud. Armstrongide perest polnud ta kuulnud. Miss Debenham oli öösel maganud, ent väitis, et tema naaber Greta Olson öösel kupeest ei väljunud. Teenija Hildegrade Schmidt oli käinud õhtul Fürstinna juurde. Koridoris oli ta kohanud lühikest brünetti vagunisaatja mundris meest. Möödudes oli mees vabandanud peenikese naise häälega. Armstronge teenija ei tundnud. Pärast ülekuulamist tegi Poirot koos Monsieur Ponchy ja doktor Konstantiniga kuuldust kokkuvõtte. Kahtlus langes salapärasele vagunisaatja mundris mehele, ent kurjategija ei saanud seisvast rongist põgeneda. Kuhu ta siis jäi? Kupeesse tormas erutatud Mrs. Hubbard. Ta oli leidnud oma kotist verise noa. Poirot vaatas tema kupee üle. Kott rippus Ratcheti kupeesse viiva ukse küljes ja varjas ukseriivi. Poirot oletas, et Greta Olson polnud ust kontrollides koti taha jäänud riivi märganud. Ilmselt oli ta ust lihtsalt tõuganud. Uks oli riivis Ratcheti kupee poolt. Mõrvar sai sealt hiljem takistamatult Mrs. Hubbardi kupeesse siseneda. Poirot otsis reisijate pagasi läbi. Hildegarde Schmidti juurest leiti vagunisaatja vorm, millel puudus üks nööp. Teenija vandus, et pole seda varem näinud. Poirot kõrvutas fakte, küsitles veel kord reisijaid ja tegi omad järeldused. Ta kutsus kõike restoranvagunisse ja tutvustas 2 versiooni juhtunust. Esimese versiooni kohaselt unustas Ratchet teise ajavööndisse jõudes kella keerata. Seega ei toimunud mõrv kell 1:02, vaid 1:01. Ratchet ei osanud prantsuse keelt. Seega polnud see tema, kes rääkis vagunisaatjale 20 minutit enne 1 halvast unenäost. Ilmselt oli ta sel ajal juba surnud. Vagunisaatjaks riietatud mõrvar võis siseneda jaamas, tappa Ratcheti ja põgeneda Mrs. Hubbardi kupee kaudu, jättes tema kotti noa ja kaotades nööbi. Vagunisaatja mundri peitis ta tühja kupeesse. Ta jõudis vagunist lahkuda enne, kui rong jaamast väljus. Teise versiooni järgi ei unustanud Ratchet kella keerata. See tähendab, et mõrvar jäi rongi. Et kõik tunnistajad rääkisid sama juttu, olid nad ilmselt kaasosalised. Tegelikult olid kõik ka reisijad ja vagunisaatja Armstrongide perega seotud ja tahtsid mõrvarile kätte maksta. Krahvinna Andreni neiupõlve nimest järeldas detektiiv, et on Mrs. Armstrongi õde ja Daisy tädi. Samuti sai Poirot Krahvinnaga vesteldes teada, et Mary Debenham oli olnud Armstrongide kuvernant. Detektiiv paljastas ka Mrs. Hubbardi. Tegelikult oli ta Linda Ardeni ja Daisy vanaema. Poirot tuvastas, et kolonel Arbuthnot oli nende peresõber. Selgus, et Schmidt oli olnud Armstrongide köögitüdruk. Foscarelli Armstrongide endine autojuht. Olson Daisy hoidja. Masterman aga koloneli tentsik. Vagunisaatja oli enesetappu teinud toatüdruku isa. Hardman aga tema peigmees. Nad moodustasid 12 inimesest koosneva vandekohtu ja mõistsid mõrvari surma. Kuulnud Ratcheti eelseisvast sõidust Ida-Ekspressiga, ostsid nad piletid samasse vagunisse. Öösel tungisid nad tema kupeesse ja igaüks neist andis magavale ohvrile noahoobi. Tapmises ei osalenud ainult Krahvinna Andreni. Tema eest tegi seda tema mees.
Et juurdlus segadusse ajada, mõtlesid kaasosalised välja väikest kasvu vagunisaatja ja andsid üksteisele alibi. Hercule Poirot teadis, et õige on teine versioon, ent soovitas politseile esitada esimese.